tegelikult pulli saab ja et vahepeal on Kuubat täitsa tore kiusata. Aga üks oli Hugo Toom. Ja siis ilmselgelt... Siis pidi ühest lahti laskma. Muidugi Peep kuulis, et mingi vend andis jalkas mulli. Kurat. Minu vend. Ma helistan politseisse. Ma valin numbrit. Kui Lakers võidaks, et Doncic saaks ja LeBron saaks enda 5. Ma snapin nagu lihtsalt siis, kui midagi juhtub. Vaata, sul juhtub lihtsalt nii palju kogu aeg. No nii, tere vaatajad, kuulajad, niisama fännid. Me oleme jõudnud oma episoodidega järjekorras numbrini 4 ja ühtlasi oleme ka täis saanud jälle aastanumbri. Nüüd on aasta 2026. Ma loodan, et kõik on sellest tänaseks päevaks juba aru saanud. Pohmakas on üle elatud ja uus aasta on tegusalt toimekalt vastu võetud ja et kõigil see pakuks rõõmu, kordaminekuid. Minul isiklikult ka on uus aasta hakanud üsna tormiliselt, kiirelt, muutuste rohkelt, et selleks ajaks, kui see episood eetrisse läheb, peaksin ma juba olema Prantsusmaal, nii et mul siin tegemist jagub, aga seda enam on mul hea meel, et ma sain praegu või saan siin veel ühe episoodi vahvas keskkonnas teha ja loodan, et see tuleb selline lõbus meeleolukas, et siis endal ka võib-olla pärast oleks lennukis mida kuulata, enda häält ikka ju hea kuulata. Ja mul on ülihea intro ette valmistatud ka, kuna tegelikult meil saade külalised olid juba ammu valmis pandud ja see intro on siis järgmine. Külalisteks on täna kauaoodatud mehed, kellest on juttu ja isutekitajaid olnud juba ka varasemates saadetes. Meie selle hooaja kõige oodatum, samas armsam sümbioos Tanel Kurbas ja Erik Make, ehk siis põhimõtteliselt meie oma LeBron James ja Bronny James. Ainult, et Kurbasel on parem põrge ja Make on parem korvpallur. Aga nagu ikka elus, asju läheb ja kui me nüüd näeme, siis siin ei ole mitte Kasemetsa maskis Kurbas, vaid ehtne nahast luust Kristen Kasemets. Et meelelahutusmaailmas ikka ju tuleb ette ootamatuseid aga tegelikult ma arvan, et spontaansed asjad on teinekord need kõige lõbusamad. Loodame, et seekord ka nii läheb, sest teate isegi vahepeal lähete poistega, teete õues ühe õlle, aga pärast on juttu rohkem kui ühe õlle eest ja seiklusi ka. Nii et äkki see podcast tuleb siis samasugune pöidlalt pihus ja hakkame minema. Tere poisid! Tervist! Väga tänan, et te siia nii väikse etteteatamise aega kohale ikkagi jõudsite ja kuigi Make, sa teadsid, et täna peaks olema episood, aga sul ka kuidagi läks meelest ära. No ma tahaks tõsiselt tänada nagu meie sotsiaalmeedia seda esipulti Maritat siis, et väga super töö tema poolt, et mina istusin 15.20, olin veel Miška autos. Järsku tuli kõne, et kuule, meil on podcast täna ja siis sinna see jäi jah, et kohe tulin sealt taksoga siia ja et mul ei olnud aimugi. Ma arvasin, et sa oled juba riigist läinud ja vallutad seal Prantsusmaad, aga tuleb välja, et sa oled veel siin, nii et... Ma ei saanud ju enne ära minna, kui ma selle ühe episoodi veel ära teen, et läks nii, kommunikatsiooni error, aga siis Kristen Kasemets või ma peaksin ütlema Kristjan Kaseorg, nagu mõni mees sulle ütleb, päästis meid välja ja tuli siia Keila poisse esindama, et tere sulle ka. Sa võid öelda ka tere. Ma ei panni mõtlesin. Okay, sorry. Minu paha. Aga kuidas teil uus aasta muidu tulnud on siis? Või aastavahetus läks? Mul oli selline küsimus muidu, et Kurbi, kas sa mäletad 2000 aastavahetust ka? Aga siin mõlemad poisid ei saaksid mäletada, sest need olid veel ainult võib-olla idee faasis, aga ma küsin teile, kuidas siis 2026 aastavahetus läks? Lõbusalt. Sai sõprade seltskonnas ilus vastu võtta ja... Mäletad ka 0-0? Jah, ikka. Natukene. No mul oli räme kärakas kodus, et ülipull oli, et siis kui 0-0 sai, siis ma mäletan, et YouTube'ist käis Vene pokker ja kass oli süles ja siis ma paitasin teda ja siis 30 minutit hiljem ma hakkasin magama, nii et minul oli väga rahulik. Ma vaatasin ka, et 0-2 äkki tuli, Maket tuli snap, mõtlesin, et kus ta on, mis ta teeb, vaatan diivani peal, lihtsalt tegi selfie. No ju, selles mõttes meil oli 1. jaanuar õhtul trenn ka, nii et me ikkagi olime professionaalid, et väga palju ei möllanud ja värki ja mis aasta vahetus ikka ei ole, lihtsalt detsember muutub jaanuariks ja sama jama läheb edasi, vähemalt ilm on õues talvele kohasemaks läinud. Kuidas teil muidu on? Teile meeldib siuke ilus valge lumine talv või te
mina olen puhas suve inimene. Ei no ma saan aru, et sa oled suve inimene, aga ma mõtlen, et nagu osadel inimestel on see, et neile ei meeldi lumi, noh ma mõnda tean, ja siis nad pigem ütlevad, et võiks olla see kerge vihm ja see, aga peast lund ei ole. Ei, see vihm ja see ei ole ka hea, aga mulle see lumefaas meeldib ainult siis, kui ma saan suusatama minna. Oled käinud ka või? Olen käinud. No praegu see aasta ei ole, et noh, siin Kossu kõrvalt väga ei ole seda aega, et saaks suusatamas käia. Mis sul õhtud, meil on päevas üks teine õhtud on vabad ja võiks teha paar murdmaa ringi. Ma arvan lepingus keeruliseks, kui järsku tuled käsi tagurpidi, et Anton, tere, täna trenni ei tee. No ma ei tea, kui pööraseks sa seal murdmaa rajal minna, aga noh, eks lased kuskilt mäest alla, läheb natuke halvasti ja võtad mingit kurvi ja paned külje peale ja tõmbad mingi puusa katki või midagi. No seda küll, jah. Aga igal juhul mulle meeldib nagu ikkagi lumine talv rohkem kui siuke pime, rõve, kõle ja märg talv, aga noh. Selles suhtes ta on parem, et kui oleks see vihmane ja sopane, et see nagu, see ka väga ei meeldi. Aga ma teen teile siia algusse siukse brain teaseri ka, ma ei tea, võib-olla te olete seda kuulnud, aga ma just millegipärast mul eile tuli see jälle meelde, et siuke küsimus, et miks on nii, et kui sa oled rongis sees ja hüppad õhku, siis sa liigud rongiga kaasa, aga kui sa oled rongi peal katusel, hüppad õhku, siis jooksevad vagunid su eest ära, sa ei liigu rongiga kaasa. Pole õrnaimuga. No mõelge ei, ma olen... Ei, ma ei hakka isegi midagi süvendama. Ma teadsin, see küsimus oli selle mõttega, et Kurbi teab vastust, Make ei tea ilmselt, siis me Kurbiga veits kiusame Maket ja edasi, et äkki ta jõuab vastuseni, aga no ma tahaks, kui terased mõistus on, loogiline mõtlemine. Sellest on Mythbusteri videosi jube palju tõestud, nagu midagi, aga ma ei oska tõesti öelda miks või kuidas, aga mingi füüsikaseadus. Füüsika on küll, jah. Aga... Meil on see Keila kooli gümnaasiumi õpe, et me väga targad ei ole sinna. Sa käisid Audentes e-gümnaasium. Aga noh, Keilas same. Selle põhikooli teadvuse sain kätte. Ühesõnaga siis tuli välja, et Keila koolide haridustase ei ole just... Ei, Keila kooli haridustase on väga kõva. On või? Jah. Aga siukest lihtsalt füüsika vastust. Jah, et siin kindlasti tahaks Kuubale öelda, et kui Kuuba kuulab, et see näokool. Parem kui näokool. Parem kui näokool. Aga ma ei teagi, kas me siin ütleme vastuse ära või laseme vaatajatel ka nuputada ja kirjutada või mis iganes. Mis te arvate? Pigem, kodune ülesanne kõigil. Kodune ülesanne siis, kuulsite Kasemets ütles. Te võite jätta kommentaari, kirjutada Kalev Cramo Instasse või kellegi iganes meist, aga et mis see siis õige vastus on. Aga sa tõid juba Kuubaga mängu siin. Oli juttu, et 2026 aastal Kuubat enam ei kiusa, aga ikkagi läks kius lahti kohe esimesel, teisel päeval. No me peame ikkagi teda süüdistama selles, et tema seal tegi esimese siukse jääbi Märdi poole ja siis läks kohe mäest alla, et selles mõttes, et alustasime hästi, et esimesed mingi 12 tundi oli päris okei aastast, et siis jõudis see... Isegi kaua pidasite vastu. Trenn jõudis kätte ja siis läks kohe mäest alla, et võib-olla jah, et peaks vaatama, aga ma ei ole kindel, et tegelikult pulli saab ja et vahepeal on Kuubat täitsa tore kiusata. Aga ega Kuuba ei jää nagu võlgu, ta ikka ise võtab ka siuke... Vahepeal ta tahab neid nähvakaid alustada ja siis ta ootabki, et sealt midagi vastu tuleks. Ta lootis, et ta nüüd sellel aastal saab siis ise teid kiusata, nii et ta tagasi ei kiusa, aga nii ei käi. Asi nagu küla koerale, nõnda koer külale, eks, et siin võlgu keegi ei jää selles mõttes, aga ärge siis tal väga tuju ära võtke, on ja, et ta ikkagi mõned 300 ka veel see hooaeg sisse saaks. Mina usun Kuuba 300-sse. Eriti nüüd, kui sina ära lähed, ma täpselt usun, et Kuuba on see mees, kes nüüd hakkab võtma neid 300 kotti vajama. Nüüd protsent hakkab tõusma või? Jaa. Taevastesse. Okay. No loodame siis. Aga natukene vaatas ettepoole ka, mis te selle hooaega Cramos, et kas me võidame või te võidate. Me ei saa nüüd meie vormis enam praegu rääkida, aga kas me võidame, te võidate siis kõik. Mõtlen, Karikas, Estled, Eesti liiga on varianti küll. Mina olen varianti küll ja tahaks ka, et tahaks endale kappi ka paari kuldmedalit. Pole veel ühtegi medalit, aga kuld oleks kõige parem. Ega no Keilades mängides ilmselt medalit palju ei õnnestu võita. Selles mõttes. Mängida saad. Aga jah, et medalit, mingid lootused on alati olemas, aga jah, kulla peale on võib-olla natuke keerulisem. Ma ikkagi usun, sest et ma ei saa ju, peaasi, et te nüüd esimese asjana kohe 10. Tartut võidate, et see oleks nagu kõige olulisem asi. Sealt saab nagu edasi vaadata juba, et ei lase neil mingit enesekindlust koguda ja nii edasi. Mul kahjuks ei õnnestunudki see hooaeg Tartu vastu mängida, esimene mäng ma ka ei mänginud. Nii et selles mõttes natuke kehvasti, aga mis seal ikka.
elu on selline. Aga selles mõttes, et mis hooaja esimene pool või nagu, kui me räägime nüüd sellest, et toimus meil see vahetus, ei läinud meil hästi, toimus vahetus, siis mina vähemalt isiklikult tundsin, et nüüd kuidagi viimasel ajal see nina hakkas minema ülespoole ja mingi uue hingamise olema saanud. Kuidas te nagu tunnete või tajute seda? Trennis ma mõtlen, kas me nüüd lõpus hakkasime uue peatreeneri joonistest asjadest paremini aru saama ka, sest viimased mängud on olnud ju võidukad. Või mis te mõtlete? Ei kindlasti selles mõttes, et ma arvan, et siis kui vahetus toimus, siis algul oli emotsiooni pealt need võidud, siis tuli 2 seda toredat kaotust Ventspils ja Ogre vastu, et seal oli veel, inimesed võisid küsida ka, et mis toimub ja mis värk on, aga pigem oli see, et kõik uued süsteemid kaitses eriti, et seal oli veel meil nagu segadust ja niisugust mitte kokkumängu, aga nüüd viimased trennid on meil nagu ja VEF-i vastu ka oli ju kõik tegelikult väga ladus selline, et kokkumäng ja kõik oli nagu super, et see vaikselt jookseb paika, ma arvan, ja sealt läheb ainult ülespoole, et mina olen tulevikku selles mõttes nagu ainult positiivselt, et aina paremaks saab minna siit. No, ma arvan, et kõige suuremalt annab meile juurde ikkagi see, et me saame lõpuks korralikult 5-5 trenni teha nagu. Et vigastused nendest on kõik nagu üle saadud, et saame nagu vahelduseks korralikult 5-5 teha, mitte et ei pea 3-3 või 4-4 kogu aeg tegema. Seda küll ma olen nõus, et see ikkagi annab ülipalju juurde. Et mingi hetk, kui sa lihtsalt paned 3-3, siis mängus, tegelikult on ju Kossu mängus on ju 5-5 vastu, siis ei ole päris see õige tunnetus ja rütm sama nagu on ju päris mängus ja see. Ja lisaks ongi see, et eks nende nõudmistega kohanemine võtab ju aega ja kõik indiviidid meeskonnas on erinevad, mis tähendab, et ka erinevad omandatakse informatsiooni ja siis eks ta võtab aega. Aga jah, viimased nädal on tulnud ju pigem positiivsed ja ma loodan, et seega selles suunas edasi läheb ja igal juhul tahaks ka ise loota ja jään jälgima, et see hooaja teine pool oleks edukas ja elan kaasa. Aga teil enne, kui me siin filmima hakkasime, siis siin väga elav arutelu käis siin T-särkide üle. Makke, ma sain aru, sa jätsid nagu pusa selga, sest et sa ikkagi lõpus hakkasid tussutama, kuigi särgi peale kirjas, et ei tussuta. Aga jätsid pusa selga ja kuna sul on kõht ka natuke tühi, siis sa oled natuke torised siin, on ju. Aga et kas selline, ja siis Kase ütles ka sõna sekka, et kas selline särkide kogumine või on nagu mingi teema teil või mingi Keila-värk, siis oled nagu huudis. Mul on kingitud lihtsalt paar tükki. Mul on vist kingitud selliseid nilbeid särke, et need on nagu naljakad selga panna vahepeal. Ma pole ka ise ühtegi ostnud, et on kõik kingitud. Aga millegipärast just teile nagu, kuidagi Keilast pärit, kingitakse nilbeid särke, kiusate kuubad. Siit võib mingid mustrit välja lugeda, et Keilast... Ja ma arvan, kõik kiusame kuubad, kui me sinna teevad süsteemi tagasi. Et siis ei saa panna ainult meid mängu, et kuubad kiusavad selles suhtes kõik ikkagi. Okei. Aga mis see huvitavaid särke sul Kase on siis? Sa siin enne ütlesid. Üks on see, mille ma sain nüüd eelmine aasta sünnipäevaks, kus on ilusasti ees kirjas dissiprofessor. Ja siis mul on veel prillid ees ka, selles mõttes nagu ma sobid hästi sinna karakterisse, soeng, backslick, prillid, dissiprofessor. Sa võiksid loenguid anda küll mõnes tunnustatud ülikoolis. Jaa, kindlasti. Mingi TED-talki teha või midagi. Jah. Kogemusnõustaja, tänapäeval väga populaarne, toob hästi raha ka sisse, hakkad meestele... Peale Kossu karjääri võib-olla mingi siuke pool, mida saab vaadata. Aga siis mul on veel kingitud, kes siis on viimasel hästi kuulsaks näitlejannaks saanud Sydney Sweeney, kus on tema näopildiga särk ja seal on kirjas, et she can fix me. Siuke on mulle ka kingitud veel. Kuidagi see disside teema sulle kinkijatel rohkem fookus on, ma saan aru, Sydney Sweeney ka on just üsna korraliku püstiga naisterahvas. Et ju siis sulle meeldivad. Et sa oled rohkem see dissimees, mitte lepumees. Võib nii öelda, jah? Ei, aus. Makke, sul veel mõnda huvitavat särki? Ai, mul rohkem ei ole. Mul on lihtsalt teine särk, kus on, et see on ainuke särk, kus mul jobi peal ei ole. Et see on nagu teine lihtsalt, et
et mul ongi need 2, et rohkem ma ei ole ostnud, aga ma olen mõelnud, kusjuures tellida mingeid nilbemaid, et võib-olla suvel kuskile näiteks lähed välja või midagi, siis on äge istuda, vaata mingi siuke särk, see toob jututeema kohe alguse. Ei no täpselt, icebreaker, väga hea, no siis täpselt kohe tõmbata. Üks nalja oma on veel, selle ma ostsin ise endale eelmine aasta jõuludeks, on see siis, kui oli hästi teemas internetis need Poola videod erinevatest loomadest. Ja see on siuke Pooberkurva. Ja Pooberkurva on kirjas, siis siin on see kobras või kes see on ja tal on õllekapp käes, sellise jõulukampsi ostsin endale. Selle sa kohe uhkusega rääkisid, ma ostsin ise. Ja selle ma ostsin ise. Aga ei, nilbustel oma koht muidugi. Ei, icebreakeritest rääkides, Make, kuidas sul pärast meie esimese episoodis me natuke rääkisime ka, et kuidas sa võib-olla oled mõne naissugupoole kaotanud Hugole, kuidas pärast seda see trend on? Selgitame selle loo siis lahti, et kuidas see tegelikult oli, et peale trenni ma võtsin siis Instagrami lahti, vaatasin, notification kohe. No nii, võtsin telo välja, vaatan, mingi ilus naine on ju. Ja siis vaatasin, ütlesin, et kutid vaadake, vaata nagu, no ikka näitad on ju. Siis lähed näitad Hugole ja Hugol kohe läks nina püsti nagu haismu sai ninna, nagu tead siuke, kohe sai siuke nagu haikala vere ninna, et võttis telo lahti, ütles, follow mind, et follow back nupp on. Ja siis vend pani follow ja siis ma vaatasin 30 minutit hiljem, naine oli maha võtnud minult, et siis ma mõtlesin, et äkki oli nii tark, et pani läbi minu kaudu, et saada Hugo tähelepanu ja siis sealt see nagu nali hakkas palli keerama. See oleks muidugi next level, kui nii ette mõelda. Ei, no ma lihtsalt, see on ebatõenäoline, aga samas ikkagi natuke tõenäoline. Et jah, et see on lihtsalt sealt see nii-öelda nali siis hakkas nagu pihta ja läks lumepalli efektiga aina suuremaks, et tegelikult ma väga ei muretse siukse asja pärast, et ikkagi keskendun nagu korvpallile, aga kui riietusruumis siuke nali tuleb, siis ega ma eemale seda lükkama ei hakka, et siis teeb ainult juurde ja uhkusega peaasi, et nagu sa võid ka mingi laulu endast laskma teha, et äkki siis nagu ei, tegelikult nii palju mind ei huvita, Hugol kogu aeg häbi, kui see laul kuskil peale tuleb. Samas ei tea, kas on veits on häbi, aga samas ma arvan... Samas tegelikult sisemuses naudib raudselt. Muidugi naudib, vaata ta just käis seal R2 aasta hitil on ja siis Elina Born ja tegid pilti riipoost. Elina Born tahtis ise taga pilti. No ma mõtlengi, et ütle siis, et ei meeldi, kui Elina Born pilti tahab teha. Aga ma arvan, sellest tõrukust, kes siin follow hakkas rääkides, ma arvan, ta lihtsalt viskas nagu sinna Kalev Cramo tiiki õnge ja vaatas, kes nagu näkkab. Ja siis nagu selles mõttes oligi, et siis vaatasid, et 2 tükki näkkasid, aga üks oli Hugo Toom. Ja siis pidi ühest lahti laskma. Muidugi, kui sul 2 suurt kala on, siis viskad selle väiksema vette ja võtad selle kõvemana. Ei no arusaadav. Nii et sellel rindel sul läheb üldiselt hästi, jah? Mitte hästi. Ei saa kasutada seda podcasti nagu Make mingit kohtingu seda, et kutsume välja, et keegi, kes tahab, et vallaline noormees Keilast. Ütle, milline Make on, kui vana ta on, kus ta elab, mis ta hobid on, kõik, sa võid kõik välja öelda ja siis vaadata nagu, et äkki juba pärast, see on need mingid vanad, mingi 80-90 olid need telesaated, kus tehtigi, kus mehed käisid rääkisidki endast niimoodi, vaatasid kaamerasse ja selgitasid, kes nad on, et otsisid nagu endale kaasa, sest Make peaks praegu samamoodi tegema. Ja sul peaks see särk väljas olema. Ei tussuta. Ei, ma ei muretse selle pärast, et praegu teen kossu ja naudin elu niisama, et see ei muretse siukse asja pärast. Aga teine teema on see, et sul on hästi, või mis teine, mitmes, neid teemasid on palju, aga sa oled hästi aktiivne Snapchatis ka, et siin uhkusega. Et üks asi on see, et see on mingi noorte värk vist, et sa teed Snapi lahti, siis sa vaata kerid, sul on seal nii palju, siis sa räägid, ei mul palju ei ole kontakte, tegelikult sul on seal mingi 25 avamata Snapi, vaata. Või siis päevast tuleb mingi, Make annab nüüd update'e, vaata, kui ta vetsus istub näiteks. No me võime rääkida mitmest videost, mis ma siin gruppi olen saanud, et need on päris head. Aga vist ei saa juua, et selles mõttes, et ega ma tegelikult väga palju nagu, mul on Snapi juba kaua olnud ja siis on nagu mingid inimesed jäänud, aga nagu reaalselt ma snapin nagu lihtsalt siis, kui midagi juhtub. Sul juhtub lihtsalt nii palju kogu aeg. Et kui midagi pulli saab, et oligi, et kuidagi käisin arsti juures ja siis pärast olin Henriette juures korteris. Olin kuidagi. No ja siis saatsin kuttidele snapi, et olen Henriettega korteris. Ega ma täpsustan, mida ma seal tegin, aga siis pärast oli nagu
pärast oli naljakas kõigil, et noh, mis sa füsioga korteris tegid, et hommik oli ka veel vara, vaata, et. Aga sa kirjutasid sinna lihtsalt, et pärast pidu Henriette kutsus enda juurde. Jaa, täpselt. Kuigi tegelikult oli hommik, vaata. Taga on see, ei, ma ei kutsunud. No see on jah vaidluseks, et ma ei tea, ma mäletan küll teisiti. Algus aetakse ikka vastu. Aga pärast läheb lõbusaks, jah. Ja seda muidugi üleüldse, kui me hakkasime seda podcasti asja ajama ja neid ideid arutama, et kellega teha, mida küsida. Ja kui räägiti, et mingi hetk Make joob saatesse, siis ma nii mõnigi meie meeskonnakaaslane siis tõi välja, et võiks Makelt küsida ja Make võiks natuke avaldada oma ChatGPT search history't. Võtan kohe. Võta kohe välja mingid parimad pahad. No vaata, kõik ilmselt ei saa. Ei no kindlasti, ma arvan, et 90% ei saa, aga mul on sellised väga filosoofilised küsimused. Aga mis see oli? Mis ta mäletan? Üks hommik sa ärkasid ülesse ja sa lihtsalt otsustasid küsida, et kummas on rohkem kaloreid, kas väikses beebis või mis sa küsisid? Ei, see oli vist kellegi teise küsimus, kassipojas või? Äkki Kevin esitas selle küsimuse ja siis ma otsisin üles pärast, et nagu täpsustada. Kummas rohkem kaloreid oli? Aga ChatGPT ütles, et ma ei või vastata sellistele küsimustele, et jah. See on next level, kui see küsib midagi. Ma olen nagu, selleks ongi, et targemaks saada, et võib-olla mul on lihtsalt ekstreemsed küsimused, aga. Sa küsid kohe otse ausalt? Jah, otse ausalt. Ma ei hakka ümber põikama, et ma küsin juba kohe ära ja eks see filter vanusega tuleb, aga oi, mul on siin väga palju, et ma ei teagi, millist arutame mõne üle siis. Ma ei tea, waxing and hair growth, ma ei tea, millest see võis olla. Siin on siis elegant sex expressions, ma ei tea, reasons for saggy breasts. Mis see vahatamisteema, aga samas nagu ju kasvu, et millest selline küsimus tekkis siis, et käid ise vahatamas oma intiimpiirkondi või? Ei, et ükskord me tegime see Kevin siis meil, see suur mees, see teine nii-öelda füsio või abiline, kes meil on, et peale trenni ta oli pannud need cold wax stripid mulle kaelna alla, et me mõtlesime, et tõmbame ära ja siis ma ei mäleta, kas Kurbi või keegi kõndis sisse või Martin, siis või kohe telo väljas niimoodi, et mis te teete? Ei, neil see, et kaks poissi vahetavad ennast. Vahetavad üksteist, et see oli veits huvitav, aga mõtlesin, proovin ära nalja pärast, et jah, et ma siin küsin sihukest küsimust ka, et seda ei saa kõva häälega ei saa küsida, et uraaniumi kaloreid olen ka küsinud, et palju seal kaloreid on. Kuidas selline küsimus tekib? Ma lihtsalt nagu huvitav. Kuidas su mõistus joob nende küsimusteni? Ma ausalt ei tea, et mul lihtsalt kuidagi nagu vahepeal tuleb sihuke huvitav mõte või midagi. See kuidagi lihtsalt hargneb lahti sealt, et noh, siin on, et kas saab minna, kui sa oled nagu, noh, operatsioonist olid meil jutud üks päev trennis. Ja siis, et kui sa oled selle üldanesteesias, et kas sul saab erektsioon tulla, et see tundus nagu huvitav, et noh, paned ChatGPT-sse küsimuse ette ja siis vaatad, mis ta vastab. Lõpuks vastus oli vist, et... Vastus oli vist, et niisugune vahepealne, et võib juhtuda, kui mingi väga äpardus on, aga tihti peale ei, sest su närvisüsteem on nagu välja lülitatud, aga noh, ikkagi huvitav, sa ei saa ju niisugust vastust mitte kuskilt mujalt, et tema ütleb sulle ilusasti ära, miks ja kuidas ja siis selgitab veel juurde. Chat on ikkagi toonud täiesti uue leveli inimeste nii-öelda andme otsimise võimalustesse ja maailma avastamisse. Mina ei ole seda kunagi kasutanud. Ta kasutab ainult seda Google'i oma uhkusega. Ma kirjutan Google'isse selle küsimuse. Sa oled siuke vanapõli vend ka. Ütleme nii, et sa pigem ikkagi räme konservatiivne. Ja siis sealt Google'ist tuleb see Google'i AI vastus, siis ma kasutan seda. Aga miks sa siis, kas sa nagu teadlikult ei kasuta seda chati või sa lihtsalt sa oled nagu, sulle meeldib traditsioonidest kinni hoida? Ei, sest ennem seda, kui chat oli, siis ma tegin seda kogu aeg täpselt sama moodi, küsisid mingeid asju, küsisid Google'ist. Ei, no ma saan aru, me kõik tegime seda, aga maailma areneb. Aga ma pole nagu, ma ei tea, chati kuidagi üle läinud veel. Ma soovitan põhjatu andmebaas, vaata, kus Make leiab sealt. Ta saab väga palju targemaks. Kase on see fun fact'ide event ka, ta võiks seda kasutada suht palju. Ja ma räägin, see võiks olla jumala kasustav, sa oled täpselt see event, kes toob neid fakte kogu aeg välja. Mis asi see oli? Kus me olime, oota? Ma ei tea, mis fakti. Ja siis kas me olime kuskil lennujaamas äkki või? Ei, see oli see, me tulime sealt. Sopotist lendasime. Sopotist lendasime Varssavist lennati Tallinnasse, aga Sopotist Varssavisse lennati oli mega see mingi torm nagu on ju. Ja siis Varssavis maandusime ja siis lennuk pali seal külge ees, selge ees, mis iganes ja siis me ei saanud maanduda, pidime minema uuele ringile.
ja siis noh, eks see külvas üksjagu paanikat seal lennukis ja meil meeskonnas ka mõned on sellised vastuvõtlikumad nendele turbulentsidele, nagu näiteks Priit Lehismets, seda alati, kui on turbulents, siis alati otsib Priitu lennukis, hoiab kõvasti kinni sellest toolist või siis isegi kõrval olevast võib-olla hapramast naisterahvast, vahet ei ole, tal on tugeva ja roppusi tuleb ka. Ja nii mõnesi on veel ja lõpuks me teise korraga saime maha vaata, aga suht süke ikka nagu karussell oli, on ju. Ja siis, mis see oli, et me läksime lennukist maha ja siis Märt ütles, et ta ei lähe rohkem lennuki peale. Ja siis Kase hakkas oma fakte välja tooma midagi seal. See oli lihtsalt see, et ma uurisin, et mingi viimase 30 aasta jooksul on nagu räige tormi ja mingi ilma pärast lennukid alla kukkunud mingi natuke üle 100. Et noh, see võimalus, tõenäosus on nii väike, et selle lennukiga midagi juhtub, et ma ei näe pointi, miks nagu paanikas olla. Ja sellest tekkis fakti Kase. See vend teab, ta toob meil vahepeal hästi. Ja siis on lihtsalt halb õnn, kui on see, sinu lennuk on see, mis siis alla kukub selle turbulentsi pärast. Seda küll, jah. Aga sulle meeldib researchi teha, ma olen aru saanud, jah? Suht palju vist. Eri teemadel. Või noh, selles mõttes, nagu sul kodus midagi teha ei ole, siis sa võtad hakkad uurima. Kui tuleb mingi huvitav asi, näed, siis jälle võtad Google'ist lahti ja hakkad seal kõik... Google'ist? Ja ma võtan Google'ist, sest kui sa Google'ist paned, siis tavaliselt alati mingi esimene või teine see vastaja kohe mingi Redditi postitus, kellelgi on täpselt sama probleem on, siis ta läheb nagu Redditis seda lahti rääkima ja siis ma käin seal Redditis ringi. Redditist rääkides mul tõi meelde, me olime Bulgaarias seal Champions League'i selles kvalifikatsiooniturniiril on ja siis me elasime seal päris uhkes mingis spaas on ja olime õues seal Mulleris ja siis rääkisime, just see hetk oli just kinodes see F1 film Brad Pittiga. Sa olid ka Mulleris siis või? Ei olnud, seal oli Hugo ja Kuba olid. Ja siis see F1 film, kus see Brad Pitt oli ja räägime, et päris hea film oli ja nii edasi ja kuidagi oli juba mitu minutit oleme rääkinud ja siis Kase paneb, aga ma Redditist lugesin, et Brad Pitt pidi haisema. Ei, seal oli Redditi postitus selle kohta, et nagu, et ta seal võtetel, kus on mingid pikad päevad värki võtted, mingid siuke, et aga seal on mingid pausid seest, kus sa teoorias saaksid pesemas käia, siis Brad Pitt nagu edetavalt ei käi ja lihtsalt teeb terve päeva niimoodi ära ja pidi seal võtetel nagu alati haisema. Teades Kase, siis see on räme hügieeni rikkumine. Ei no, meil on ju tiimis tegelikult reegel praegu, et kuni nagu uuel aastal võid 2 korda ainult pesus käia 1 kuu jooksul. See on Märdiga kokku lepitud, et kõik tiimis peavad tegema, et kuni me kaotame, et võiduhigi peab peal olema ja ühesõnaga keegi pessu ei tohi minna ja siis alati on mingi probleem seal, et ei, mina lähen pessu, aga ei tohiks tegelikult minna. No, Kase ikkagi käib alati ennast seebitamas. Ta hakkab kiiresti higistama ka, vaata. Siis ta võib ennast ära seebitada ja teda räiged häirivad need vennad, kes ei käi pesus. No tegelikult ma lihtsalt ütlen, me kõik käime. See on lihtsalt nagu nalja. Need potentsiaalsed tulevased Manke tüdruksõbrad, ta tegelikult käib pesemas. Aga Manke käib, aga mõned ei käi. Jah, meil osad ei käi. Jah, kellele meeldib kuidagi. Nemad hoiavad traditsiooni tuge. Minu jaoks on nii nagu imelik, et sa täiesti full higine lähed riietusruumi ja sa paned nii-öelda tavariided selga sinna peale lihtsalt. Siin Norm tegi teada. Ma ei ole ka kunagi aru saanud, aga selles mõttes, et kuidagi eestlastel meil see nii tavaline, et sa lähed, aga samas kunagi, kas teil oli ka, et kekatundides oli ka neid vendi, kes ei julgenud minna pesema, vaata, koolis see kunagi gümnas või... Kekas oli imelik, kui see pesus käis. Ja no põhimõtteliselt jah, vaata, mingi 2 venda uhked, võtsid oma spordikotti, läksid pesema, vaata, ülejäänud vennad tõmbasid selle kuradi teodorkad peale ja kraanikausis veits siia ja siis selle sama teksaga, mis ta jalkat mängis, läks istus sinna matatundi, vaata, esimeste pinki juuksed õlised üli ja siis nädal aega põrutasid niimoodi, et ma ei saanud sellest kunagi aru. See tuleb pigem nagu Kossus, sest ma olin ka enda klassis nagu esimene, kes hakkas käima, aga see oli lihtsalt nagu... No ma arvan, see on see üldse, kui sa käid trennis nagu. Jah, et trenni nagu see, et see tuli nagu Kossust, et siis hakkasin käima, aga see oli nagu siuke, et siis hakkasid nagu, et ma ei tea, poisid vaatasid, et ma käin, et võib-olla vist peaks ka käima, et tegelikult ei ole hea seal matatunnis pärast higisena istuda, siis nagu hakkasid kõik teised ülejäänud klassid vennad ka käima. Me ka niimoodi ikkagi natukene passiiv-agressiivselt proovisime neid poisse pesema. Ma mäletan, me proovisime väga agressiivselt neid pesema saada. Ennast on Keilas käivadki need asjad. Ei, Keilas käivad asjad teisiti. Rusikaga, kogu aeg on rusikas valmis. Veri on põrandal ja
ma mäletan, meil üks vend viskas vist tossuga teist venda, et sa haised, mine pessu või midagi sellist, et aga see on normaalne, noh, vahepeal vaatan, lööd mõistuse pähe. See on nagu mingi tujurikkuja sketš, ei, see on vahepeal normaalne, lööme mõistuse pähe. Et no tänapäeval ei saa ju, jama ei saa tujurikkujat ka teha, vaata. See on väga suur jama. Siuke nagu, mõnes mõttes siuke must huumor on kõige parem huumor, aga selle jaoks, et mustast huumorist aru saada, sa peab natuke nutti ka olema, nagu on ju. Aga kahjuks enam ei lähe see nii väga peale. Ma vaataks täiega tujurikkujat veel, aga noh. Ma vahepeal vaatan siiamaani. Vahepeal võtad Kreisi raadiat ja värki. Kreisi raadiat ja tujurikkujad ja kõike neid vahepeal siuke nostalgia mõttes võtad lahti ja vaatad. Aga see, noh, mul tuli korra meelde, ükskord sa rääkisid mulle Kase, sa võid siin ka rääkida, et sa käisid tegelikult kunagi ju peale Kossu, sa tegid veel ujumist ja jalkat ka, korraga. Keegi multitalent ja kaduma läinud võib-olla ujumis lühiraja. Sa ei olnud. Sa rohkem olid see boi, kes põhja. Ma olin rohkem see, et minu kõige lemmikuvad ujumistrennid oli see, kui sinna tuuakse see mingi matt või midagi, mis paneks vee peale. Vee pealt saab nagu joosta ja sa lõpus hüppad sinna nagu vette. Keilas oli mingi siuke mingi veematt, millega sai. Need oli minu jaoks kõige. Sa käisid ujumistrennis selle jaoks, et vee peal joosta või? No põhimõtteliselt. See on ka aus. Aga ütleme nii, et ujumistrenni minek oli pigem nagu vanemate poolt sellega, et õpiks ujuma. No, aus. Nagu siuke, et saaks kohe selle ujumise selgeks. No teil seda enam ei olnud või? Ma ei tea, ma ei jäeta, kas see oli nagu üldhariduslik nii-öelda ettekirjutis või see oli koolide põhiselt. Meil oli see, et meil oli 3. klassis oli kohustuslik ujumise tund. Keelas oli ka. Aga sa käisid lisaks lihtsalt, jah? Ja nagu, ma käisin ujumises, alustasin ennem kooli üldse. Ma läksin nagu päris noored. Ühesõnaga, sa läksid 3. klassis ujumisse, said juba kunn seal. Noh. Vaadake poisid. Selles suhtes krooli ja sellili ma oskasin panna, nagu see ei olnud väga probleemne. Ja ma mäletan, et ujumistunnid kõigepealt oli see, et panid seal kuival, vaata. Basseini kõrval tegid neid harjutusi. Üli hea. Ja siis meil käisime aasta aega ära ja siis kevadel oli nii-öelda eksamipäev või siis soorituspäev või ma mäletan, mis see nimi oli. Ja siis kõik vanemad tulid ka vaatama. Meil enda koolis ei olnud see kujul, et me pidime minema naaberkooli ja ujumistunde tegema kogu aega. Ja siis ühesõnaga kevadel tulid vanemad ka vaatama ja siis oligi, sa pidid ujuma vist äkki mingi 4 otsa ja kõik erineva stiilis või kuidagi nii. Ja siis saad oma hinde kätte. Ühe stiili uppusid ära. Ja siis lõpuks ikka, kiirus ei olnudki tegelikult oluline tehnika. Hinnati siis tehnikat, on ja. Aga ikka tead, poisid hüppavad vette, siis läheb nagu läheb võidu ajamiseks. Ja siis ujume ja siis seal viimane sirge kuidagi, ma olin ka seal top 3 ja mingi vend oli ees. Ta oli siuke veits KK, ja siis ta läks järsku jalgkrampi ja siis paneb seal ujula on lapsevanemaid täis 3. klassi õppinud, mis on 10-11 aastane. Türa hakkab ropendama nagu nii haiget üle ujula ja jääb seisma. 3. klassis või? 3. klassis. Oli seal niimoodi, kõik lõpetasid ära, siis ta oli ikka seal vees, vaata, röökis, karjus lapsevanemate ees, pani kõik roppused. Ma ei tea, lõpuks ta sai vist ikkagi oma hinde kätte, aga noh, mees oli mingi 5 meetri kaugusel. Mees oli 5 meetri kaugusel ja siis tekkis järsku selline õnnetus. Aga räägi seda ka siis, kuidas sa jalgpallist ära tulid? Mis intsidendiga? Mis intsident seda varjutab? Või noh, sa ei tulnud sealt päris niisama ära. Ma ei tulnud sealt niisama, see oligi see, et siis ma enam ujumises käinud, ma käisin ainult jalkas ja Kossus. See oli vist mingi 4.-5. klass. Ja siis suvel jalkaga käisime Pärnus, mingi Pärnu Summer Cup, mingi turniir on. Ja siis oli üks meeskonnakaaslane, kellega ma sain väga hästi läbi. Aga siis järsku seal Pärnus ta nagu hakkas nagu päriselt järsku hakkas nagu suvalist kohast nagu lihtsalt terve selle turniiri vältel lihtsalt hakkas kiusama mind. Ma algul ei teinud nagu välja sellest lasin, et lasta... Kuuba äkki tunneb samamoodi ennast. Ma ei tea, tegelikult varsti võib-olla Kuuba on samas olukorras. Aga siis ta nagu oli ja siis ma minu meelest eelviimases mängus väänasin hüpekat ja ma ei saanud viimases mängus enam mängida. Ja siis peale mängu helistasin emale, rääkisin, et kuidas läks ja värki. Me vist saime mingi koha ka, ma ei mäleta mingi medali vist isegi ja siuke. Räägin emaga telefonis ja siis ta lihtsalt on mul kõrval ja ütleb erinevaid nagu albusõnu ja kõike ja minu kohta ja sellist ja siuke. Ja siis ma olin lihtsalt emale telefoni kõnest, et oota korra. Ma panin talle lataka kirja ja siis ta nagu vait, aga siis me nagu see kuidagi seal nagu vaibus ja värki ja siis nagu
kui jalkatrenni nagu nii-öelda peale seda Summer Cupi uuesti pihta hakkasid, siis nagu mulle treener oli vanematel teada andnud, et ma võin jalkatrenni alles siis tagasi minna, et kui ma kõigi ees selle poisi ees nagu vabandan ja siis ma olin nagu persse see, ma teen kossu. Ja siis läks Peebu juurde. Ja siis jõudis Kasemets Peep Pahvi juurde. See oli loodud tee. Ühesõnaga vana hea rusikaõigus oli mängus ja siis see ikkagi... No. Peep kuulis, et mingi vend andis jalkas molli. Kuule, kurat. Minu vend, minu poiss. Ja siis hakkas vormima sealt Kristen Kasemets. Ütleme, et siis ma ei läinud kohe Peebu juurde. Peebu läks aega tegelikult. Aga komöödia. Ühesõnaga seal, ma arvan, ta märkas su talenti juba seal. Sa pidid lihtsalt natuke küpsema tema jaoks. Sest algul mul olin Marko Arro oli treener ja siis ma sealt Marko tõstiski mu nagu vanemate poiste sekka Peebu juurde. Olid seal ka kellegile vastu hambaid? Ei pannud. Aga jutud olid liikvel. Prolli, jutud olid liikvel. Kõik kartsid. Aga siis, kas see on nagu müüt või te ka tundsite siis üles kasvadest Keilas seda, et see on natuke sellisem koht, kus võib-olla see vägivaldne tendents on kergemini kuidagi igapäevaelus või ei ole või see on lihtsalt nagu mingi müüt, et Pärnu ja Keila on peksupealinad või ei ole või te ei ole kuulnud ka seda? No Keila peksupealine nagu ma kuulnud ei ole, et oleks, aga ma olen näinud. No seda. Aga ei, seda Pärnu kohta ma olen kuulnud, aga Keila kohta ma pole kuulnud, et keegi ütleks niimoodi. Aga sa on näinud, ehk siis see on täis. Et ei, Keilas on see, et Keilas oli 200, kõigepealt oli üks klubi oli lokaal, mis seal linnavalitsuse juures on ja teine siis, mis pandi ka nüüd kinni, oli Lucifer. Seal ma olen käinud, korra, saad aru. Ja siis seal on see politseimaja muidugi kohe kõrval, et see on nagu hea koht, kus võitleda. Ja siis on mingeid siukseid hetki, et ma ei tea, öösel kuskil sõbra juurest tulid autoga tagasi või midagi, ja mu kodu jääb täpselt sinna poole, et ma pean sealt nagu igal juhul mööda sõitma. Ja sõitsid seal mööda ja siis ikka näed, et mendibuss on jälle kohale viidud ja mingid vennad lahmisid seal niimoodi lihtsalt ja niimoodi pandi nagu. Aga see on hea, et maksumaksja ei pea vähemalt siis palju kütsiraha maksma Keilas politseile, et nad seal lähedalt tuua. Põhimõtteliselt jah, et saab kohe sinna viia. Ma ei ole kuulnud, ma olen näinud. Üli hea. Ei, aga sellist asja ma pole kuulnud küll, et Keila peksul jäänud. No aga vähemalt sa oled näinud. Jah, ma olen näinud. Nüüd võib öelda, et on. Nüüd võib öelda, et on. Aga kas nagu mingit seda üleraute hõõrdumist ka oli või? Sest seda on ka räägitud, et seal on ikkagi Keilas on 2 Keilat. On. Make teab. Make on ühel pool teed raudteed. Mina olen huudistul. Siin ongi praegu 2 esindajat või? Ei, mina olen Makega samal pool. Te olete samas seal. Me oleme samal pool. Et ei ole olnud siis üle raudtee poistega? See on, öeldakse vist nagu Lõuna-Keila ja Põhja-Keila. Me olime siis Lõuna-Keila pool. Southside. Jah. Siis Põhja-Keila need kaagid seal lasid ringi. Aga kummad nagu siis, ma ei tea, kas ohtlikumad on või tublimad või kuidas see? Ma ei tea. Mina seda Põhja ja Lõuna, seda ma ei tea. Ma tean, lihtsalt öeldakse üle raudtee ja teisel pool raudtee. Keilakad saavad aru selles mõttes, aga seal üle raudtee on siis nii-öelda nagu siuksed ilusad ja rikkad majad ja siuksed hästi uhked värgid. Ja siis teisel pool on täiesti... Ei, teisel pool on ka normaalne, lihtsalt ei ole nagu nii jõukas kui seal teisel pool. Siis ongi nagu naljaga öeldud, et üks on huud ja teine ei ole. Te olete siis need jõukad, jah? Kase on tegelikult üle raudtee, sa oled seal kiriku kõrval. Ma olen seal kiriku juures, jah. See on nagu, aga ta läheb nagu selle... Ta on täpselt raudtee nagu kõrval sisuliselt. Ja mina olen siis täiesti teisel pool raudteed, et ma olen sealt rikkuritest kõige kaugemal. Aga mul on väga ilus maja tegelikult. Ei saa kurt. Kase on käinud. Ei no, see on hästi jah, et ikkagi esindate siin Keilat suure suuga ja suure südamega, aga Keilas, te mõlemad olete Peebu all mänginud ka, jah. Kuidas seda perioodi oma elust siis kiireldaksite või üleüldiselt Keilas mängimist siis nagu? Mul on natuke teine kui Make, sest ma olen nagu selles suhtes nagu noorest peale nagu mõtlen, mingi 5-6 klassis ma läksingi nagu Peebu peale üle, et ma olen nagu sellest ajast. Aga Make oli aitnud see... Ma käisin ainult siis, kui mingi U18. Siis kui me olime U18. U18 ma mängisin 1 aasta veel Kristiniga koos, siis ma läksin Itaaliasse ja siis ma tulin 9 aastaks Keila tagasi ja siis mul on nagu Peebuga väga vähe kogemus selles mõttes, et ma minimaalselt. No eelmine aasta? Jah, selles mõttes küll, aga võrreldes Kristiniga. Mul on Peebuga väga palju, mina saan Peebuga väga hästi läbi, Peebuga saab väga hästi pulli ja nalja teha, et... Peebu juures saunas. Peebu saunapeod on,
ikkagi kroonikavääriliselt. Et see on... Sinna ei saa lasta ajakirjaniku lähedale. Mis? Ei saa? Ise on ajakirjaniku. No ta õnneks artikleid ei kirjuta, mis sellest ei kirjuta. Et ei, Peebuga, mina ütlen, see on väga lahe aeg olnud ja mul on Peebuga ainult head suhted, et mina küll seal... No jah, me kutsume ka sind ju Peebu poisiks ikkagi. On need mõjutused, mitte isegi halva, aga lihtsalt et kindlasti need... Vahepeal need one-linerid ja need lihtsalt meenutavad nii palju Peepu. Mingid sellised loosungid või hüüded või mõtted. Need konservatiivsed vaated, nagu sa ütlesid enne. Konservatiivsed vaated. Ehtsad Peebu pealt võetud. Et see ei olegi lihtsalt, eks paljuski ongi, ma arvan, need treenerid üleüldiselt vahet ei ole, kes on ja kellega sa lapsepõlves üles kasvad, need ju paljuski ka mõjutavad sind, sest et sa veedad trennis nii palju aega, ma ei tea, laagrites ja nii edasi, et ma mäletan, Alar Varrak meile ka ütles alati, et treenerite ülesanne ei ole ainult teha meist mängijaid, vaid ka kasvatada inimesed. Nii et see ei ole üldse mitte väiksem... Peep vist sellega pole hakkama saanud. Sest ei, ma mõtlen selles suhtes, et Peep meeldib. Ei, ma räägin enda, nagu minu kasvatamisega vist pole hakkama saanud, sest... Sa arvad, et sa ei ole normaalne inimene? Sest Peebu nagu... Peep põhimõtteliselt ikka üsna tihti ütleb mulle kogu aeg, et kurat, Kase, millal sa inimeseks hakkad? Et tundub, et minu kasvatamisega... Huvitav, mis see nagu tema silmis see sündmus või siis asi peab olema, kus sa saab öelda, et kurat, see poiss on nüüd inimeseks saanud. Huvitav, mida ta nagu mõtleb? Ei ole näinud. Legendid teavad. Ei ole ise näinud seda, jah, niimoodi. Ma tahaks huvitav teada, jah. Tegelikult mul on sulle kingitusi ka Kase, jõulud on küll möödas, aga ma kartulit ei tood, me hakkame kohe kartulitest rääkima, aga siin paar tükki on sulle anda. Kui Noko sponsorida tahab mind. Jah, Kasemets on top Noko vend, pärast Lempsi number 2. Ma isegi ütleks, et võib-olla tarbimise mõttes Lempsil on siin tugev konkurent. Absoluutselt, sest ikkagi laksud sisse. Laksud sisse. Seletus enne oli ka lahti. Jah, Kasele meeldib veel üks Noko influencer. Kes Noko influencer, eks Reigo teeb, tal on hästi nagu lahedad videod ja siuksed laused, mis ta nende Noko videotes ütleb. Mulle väga meeldib neid vaadata. Kase on selle nagu üle võtnud ja meie garderoobi ka toonud, nii et ikkagi mäletan üleile enne mängu ka. Isegi Kuuba ütles, davai, laksud sisse ja... Impression on väga on point Kasel selles mõttes, et see, kuidas ta ütleb seda, see on nagu tõsiselt hea. Aga jah, ma mõtlen, et Nokost siin rääkides, nad võiksid korraldada, muidu kui uueg läbi saab, siis näiteks Kase versus Leemet, mingi Noko joomisvõistlus. Ja 5 Nokot ja kes haiglas esimesena lõpetab väga hea. 5 Nokot ja kellel madalam pulss on pärast seda. Nad ei tunne, see ei mõjuta. See ei mõju, jah. Mul hakkab siukest 10 Nokost hakkab see siuke, et pulss hakkab alles tõusma. Kergelt hakkab käsi värisema. Käsi hakkab värisema. Aga no... Me peame seda elevanti siin ruumis nagu adressima ka ikkagi, sest et me vist korra oleme juba mingis episoodis seda puudutanud ka. Kui ei ole, siis puudutame nüüd, kuidas Kristjan Kasemets väidetavalt, nüüd tahaks täpsemalt teada, kui tõsi või mitte tõsi see on, sõi kuni 14. eluaastani ainult kartuleid. Eri vormis ma eeldan siis, aga ainult kartuleid. Et kas Peep võib-olla sellele viitabki, et sa ei ole inimeseks saanud. Et see võib-olla tõesti, ma ei tea. Sul on võib-olla mingi arenguperiood vahele noore kasvama organismi niimoodi elus, kus on vaja ikkagi palju vitamiine, valke asja saada, sa otsustasid süüa ainult kartuli. Valgu ma sain kätte, ma panin liha alati kõrvale. Aga et nagu see... Mis tähendab? Siis sa ei söönud ainult kartulit? Ei nagu, see olnud nagu ainult kartul oli nagu selle pointiga, et ma ei söönud ei riisi ega tatart ega niimoodi nagu. Et see oli ikka salat ja liha ja kõik. Ma sain kogu aeg aru, et meest sai ainult kartulid. Et mehel oli taadik kartuleid täis ja sai ainult seda. Ei, mitte niimoodi. Liha ja asjad olid ikka kõrval, aga selles suhtes, et jah. Et ma olin noorena väga pikk eater ja siis kuidagi riis ja tatar väga ei kutsunud ja muud asjad ja siis oli see, et kartulit ja siis
Okei, mingi makaroni sõin ka, aga pigem. Ikkagi tuleb välja. Tegelikult see kõik. Lõpuks oli täisväärtuslik dieet, aga lihtsalt tulin Kalevisse, ütlesin poistele, et ma sõin 14 aasta ainult kartulit. Ei, aga ma sõingi nagu selles suhtes, et ma ei söönud mingit riisi ega tatart ega selles suhtes mitte midagi. Et ütleme nii, et 90% ajast oli ikkagi kartul alati see, mis oli taldriku peal. Kartul on ikkagi au sees, sest ma räägin, sa oled traditsioone armastav inimene, Eesti mees, konservatiivne, siis kartul on Eesti maarahva toit. Absoluutselt. Keedukartul on lemmik? Ei ole. Ahjukartul on parem. Ahjukartul, aga free. Kui sa peaksid kartulit järjestama, kartuli nii-öelda tegemisviisidega, mis see oleks siis? Ma paneks ahjukartuli esimeseks, siis teiseks paneks keedu, kolmas friikas ja siis viimane on kartulipuder. Keedukartul või friikas on crazy. Kuhu praekartulid kadusid? Kuhu kadusid mundriskartulid? Kus need veel on? No vot, siin linnas süüakse mundriskartuleid ka. Ja me ei ole Tallinnas nii Aga mis seal Keilas selles Iiri pubis ei saa mundriskartuleid või? See kindlasti saab ju. No tegelikult ma ei tea, ega ma ise täpselt tean. Mundriskartul on äkki see ahjukartul koorega või? Äkki, ei tea või? Ei tea, keegi ei tea. Palun, Marita, tee midagi kasulikku ja vahtega. Vaata üle korra mundriskartul. Aga mulle see on, et miks keedukartul üle friikartuli, sest mulle väga ei meeldi friikartulid. Ma ei tea. Ja, aga friikartul on nii suur vahe, nagu friikartul versus friikartul. Ma ei paneks friikartul nagu kartuli alla otsa, see on nagu täiesti teine asi. Kui kartulist räägid eestlasena, siis mõtlen, et nagu ahjukartul, praekartul, mingi keedukartul, siuksed asjad, vaata, et friikas on nagu juba Ameerika värk. No seda küll, jah. Aga noh. Bataadi bataat. Siis me oleme eriti nišiks juba. Aga bataat mulle ei meeldi. Bataat ei ole, jah. Miks? Ma ei tea, ta on nagu... Ei ole kartul, no. Ta on siukse veits magusa maitsega, kui ma söön nagu soolast toitu, siis ma ei taha seda magusat maitset. Kunagi meil oli üks ameeriklane, kes arvas, et sweet potato ehk siis bataat on see, kui ta paneb tavalise kartuli peale suhkurt. Priit just rääkis hommikul ka, et mingi mängijate ei öelnud, aga et nii toru pidi olema, et vend võttis telosse läpi, mis näitas nagu X-ray luid jala peal. Ja siis vennal oli mingi vigastus olnud, aga see lihtsalt pidi nagu telefoni liigutama jala peal samal ajal. Ja siis näitas mingi suvalisi luid nagu täiesti suvalisi. Priit liigutas samal ajal, ütles, ei, sul on kõik kord. Vau, vend oli šokis. Nii hea telo näitab X-ray lausa. See kunagi oli see äpp, vaata, see õllejoomis, et mäletate, joodis jääd täis, vaata. Nii hea äpp on. Teitsid midagi või? Koorega. Koorega kartul on ka, jah. Mundriskartul on koorega kartul, siis ma eeldan, et ahjus tehtud, nii et jätke meelde, proovige järgi. Kui te just sellega ka eksid, nagu siin ajaliselt enne eksis. Aga kuidas siis, millal käis see lõps nagu, et sa otsustasid proovida ka teisi maitseid, riisi või tatart või millest see tekkis? Maitsemeeled arenesid või? Jaa. Ei, see on jälle mingi... See on fakt, ütle see fakt välja. Ma ei tea, kas see on fakt. See on asi, mis ringleb internetis, aga et räägitakse, et inimese maitsemeeled muutuvad iga 7 aasta tagant. Et ju siis nagu, ma ei tea, tehti, mõtlesin, et proovin ja... Kus sul see tsükkel praegu umbes on nagu? Kurbil on seal, kus hakkas punane vein ja oliivid meeldima, seda me teame. Jah, seda me teame. See käis ka mingi plõksust. Tule punast veini on kuskile oliivid. Aga kuidas sul see kuni 14... Vana sa praegu oled? 23. Kurat, siis sul oli just see faasivahetus ära. 21 oli see. Mis sul uued maitsed peale tulid siis? Jättis vahele, ei tulnud. Noko, jah, selles suhtes ma enne ei joonud. Noh. Aga ma arvan, et võib-olla mango. Enne ma ei söönud mangot, nüüd ma isegi proovisin, et tegelikult on nagu siuke, et kõlbab süüa küll. Ma ootan seda aega, kui vend smuutisi jooma hakkab. Jah, smuutisi. Ta ei suuda smuutisi juua, ma ei tea, kus see asi võimalik on. See on ebareaalne minu arust, aga... See on veel liiga uuenduslik. See on liiga lääne. Aga tegelikult on see, et ma pole seda proovinud. No võt. Et äkki see ongi see maitsemeele muutus ja äkki nüüd järsku nagu meeldib. Aga tegelikult seal ei ole probleem maitsega, seal on selle konsistendiga. Et nagu seal on see... Sa jogurtit jood või? Joogijogurtit, see on hästi vedel, seda võib juua. Mulle ei meeldi see nagu see nii-öelda nagu siuke, kui sa vedelikku tarbid, siis see võiks olla nagu vedel, mitte see, et on nagu siuke paks.
et nagu smuuti on nagu siuke veits nagu tee vedelam siis. Kuidas teed selle vedelamaks? Rohkem vett. Rohkem vett või rohkem mahla, noh. Või siis võib-olla peaks proovima. Ta ei tea, kuidas smuutit teha. Pane Google'isse how to make smoothie. Wetter. Wetter. Ei no, jah, selles mõttes head katsetamist, ma arvan sulle siis, et sa ma arvan isegi ei tea, mis kõik maitsemeelte potentsiaalid sa avanud oled või veel avad. Make, kuidas sul, mis sa igapäevaselt meelsasti sööd praegu? Sa oled see vend, kes käib seal 3 stiilis hästi palju? Jaa, räigelt, sellepärast, et pasta on väga hea, mis nad teevad, poole hinnaga ka, et tegelikult ma olin just see vend, et kunagi väljas ei söö, peab raha säästma räigelt ja nüüd on jõudnud see aeg kätte, et ma ei viitsi üldse kodus süüa. See on nagu ebareaalne. Sa pappi nii palju, või? Ei ole. Tuli oma rahade peale. Ja siis käib igas trennis selle musta kilekoti ja korjab pudeleid. Miks ma muidu pudeleid kogun? Saan pool einet kas või sealt. Ei, aga tegelikult lihtsalt, et kuna Itaalias jäi see harjumus nii külge, et ainult sööd pastat, vaata, sest sportlasele pasta on tegelikult üks paremaid asju siis nagu, et kas kodus teha seda kodupastat, mis on nagu lihtne ja värk, et odav ka, või siis lähed natuke luksuslikuma toidu kohta, vaata, ja saad -50%. Nii et lähed, käid seal ja siis ma olen nagu sinna palju jäänud, et lõunad on tavaliselt seal, aga eks ma ikka kodus tegelikult proovin ka vahepeal süüa teha. Et mul tegelikult, ma arvan, et Kase siin Picky Eaterist rääkis, siis ma arvan, et minust nagu kitsamad sööjad väiksena ei olnud, et ma olin selline, ma olin ikka väga pulk, et ma mäletan U14 koondises, kui mind võeti, et ma ei tea, tuletage meelde, kes on ka 14-aastased olnud, ma olin 1,60 m pikk ja kaalusin 45 kilot. Ja mängisin seal Leedu poiste vastu, kes on nagu 2 korda rohkem kaalust ja pikkusest. Juba kaenla all karvad ja värgin. Jah, et ma olin nagu väga tilluke, aga siis kui Itaaliasse läksin, siis oli see, et oli kehv toit siis oli, aga muud valikut ei olnud, et pidi sööma ja sealt nagu pasta kasvatas vähemalt poiss. Ei no, tundub, et pasta kasvatab. Mul on see, mäletan, U15, kunagi Eiblit mängisime Itaalia satsi vastu. Pidime 15-aastased poisid olema, pooltel polnud võib-olla häälemuredki tulnud ja mängime Itaalia venna satsi vastu. Siis seal õhtul oli nagu saal vaba ja siis läksime ka poistega sinna lolli mängima, siis Itaalia sats ja teised satsid ka. Ja siis Itaalia satsi vend oli niimoodi, et tal oli nagu rind karvasem kui mõnel nagu mehel praegu. Ja Kase küll rääkida ei saa, see vend oli 11-aastaselt juba kuredi. Samasugune või? Tal oli karvad seal allpool juba olemas. Kase oli väga kiire areneja, ma mäletan, ta oli füüsiliselt ikka mega üle. Siiamaani samasugune. Aga minu meelest sul Make see Face'i profiilikas on ka suht sellest ajast vist pärit. Oligi see U14 koondis on sellest ajast. Et kui keegi tahab näha, milline Make välja nägi, siis minge vaatada Face'i profiili pilti, minu meelest see ei näe üldse Erik Make moodi. Ja lisage sõbraks. Lisagi sõbraks ja see on täiesti teine inimene minu meelest, nagu sa ei ole isegi näos samasugune, sul on mingi täiesti teistsugune nägu. Ma ei tea, see pasta hakkas sul kuidagi näkku ka või midagi. Ja Kase jõudis vara, siis mina jõudsin väga hilja puberteedi. Mina olin 15 äkki, kui itlima hakkas või 16 isegi. Sellepärast sul kõik need huvitavad küsimused võib-olla nüüd nagu hakkas hiljem arenema. Kase on selle faasi juba läbi teinud, guugeldades. Ta on juba Google'is, et ma olen seal ChatGPT's veel alles, et küll ma ka jõuan sinna Google'isse kunagi. Vaatame küsisin mõne küsimuse ChatGPT-d ka või no vähemalt, et mida võiks küsida, mingid täiesti lambist küsimused ja see ei ole otse, et ei puuduta kurbit Maket ega midagi, vaatame, mis siin on. Näiteks, milline on kõige piinlikum asi, mille peale sa mõtled enne magama jäämist? Ei, mina küll ei hakka siin ühtegi sõna ütlema. Ma mõtlen ka, päris üksid jutte siin saab hakata rääkima. Te teate pooli, sest mina trennis kõik ütlen. Oma seltskonnas ma ütlen kõik välja, aga... No selles mõttes ma üldiselt tean, mida nagu Make mõtleb. Ma lihtsalt lootsin, et äkki ta natukene jagab rahva ka, mida ta mõtleb. Ma nüüd tean. Ei, no mul käivad samad filosoofilised küsimused võib-olla läbi ja siis mingid olukorrad, mis on võib-olla juhtunud, et... Mängid neid replay peal? Replay vahepeal tuleb see, et kõige hullem on see, et kui öösel magad ja siis tulebki kõigil inimestel, vaatajatel ka, teil on see üks või paar momenti elus, mis võtad, et issand jumal. Ja siis mul on paar korda öösel olnud niimoodi või lõunauinakul, lihtsalt ärkad üles, tõused püsti, siis mõtled, see asi tuleb lihtsalt meelde. Ja siis veid sigistad ja siis proovid tagasi magama minna, aga no siuksed asjad jah, aga ma trennis räägin ära, mis... Ei, selles mõttes sa räägid kohe südamelt ära. Kui midagi piinab, siis... Ma enne magaminekut mõtlen pigem sellele, et kuidas ma superkangelane oleks, kui mul oleks supervõimed. Kes sa oleksid? Mis superkangelane sa oleks? Olemasolevatest või siis sa võid... Olemasolevatest, aga kui me võtame DC või Marvel?
ole, kes tahad. Keda sa nimetad superkangelaseks, me teame küll, kes ekspert. see number 1 superkangelane. Jätame tema välja. Teda ei saa võtta. Aga ei, ma arvan, et... See ei ole ei DC-st ega Marvelist. Vana, veits aega tagasi. Aga no võtleme siis. Aga ma arvan, et kõige basic on ikkagi sellised Supermani võimed. Supermani võimed või? Tahaks, et oleks, et saaks lennata, oleks ülitugev. Ülitugev ja siuke, see on alati. Aga sinu arust, kes on nendes filmides olnud või noh, ütleme need superkangelase karakterid, kes sinu arust tegelikult ei võiks üldse olla või ei olegi väga superkangelased nagu, või on lambised nagu, kes sinu jaoks sellised on? Lambised või? Nojah, mingi sinu arust suht siuke, et miks vaja või nagu pole mingi eriline vend üldse, Spider-Man või? Ja no Spider-Man on väga eriline vend, see ei ole... Ei, ma ütlen, et nagu siukest venda ei ole nagu kedagi, keda nagu välja tuua, et kes oleks... No okei, muidugi on need alati siuksed vennad, kellel vaata mingid supervõimid ei olegi, et nagu need on siuksed, et vahepeal siuke... Et... Kui sa ütleksid üks, palun ütle üks, siis kui sa ütled selle ühe õige, siis ma saaks räiget kildu panna, aga... Hawkeye või? Ei, ma mõtlesin, sa ütle mingi naise raudselt. Täiesti kase nii. Kase on jah siuke pigem tugeva soo pooldaja või nii. Aga... Ei, Kasel on ikkagi tüdruksõber ja ta hoolib naistest. Ruttu teed. Võtsin selle ka välja. Milline on kõige väiksem asi, mis sind täiesti ebaproportsionaalselt närvi ajab? Mitte pesemas käimine. No ma tahtsin öelda, Kasel ütleb frants. Mitte pesemas käimine. Ma just ütlesin ka kellegi või millegi asja, kurat, mul ei tule meelde trennis. Täiesti lambine asi, lihtsalt olekust. Ei, ma ei saa öelda. Te teate küll. Jah, see tead, aga kui kunagi kuskil veel jutuks tuleb, siis saab rääkida. No mind ajab närvi, kui inimene nagu selles mõttes ei keskendu või ei saa lihtsatest asjadest aru või noh, selles mõttes, et saad aru, mida ma mõtlen. Sa läksid sinna juba, siis on suva. Et kui sa ei ole nagu seal, no, siis on kaks varianti, kas sind huvitab, saad loll. No, ei ole rohkem variante nagu. Või noh, okei, on mingid, ma ei tea, diagnoosid ka võib-olla, aga nagu noh, suures pildis me ei tee, ütleme, kossu mõttes nii keerulist asja, ei ole mingi tuumafüüsika, et sellest nagu võiks mitte aru saada, no, sul mingi vabandus on, see on rohkem, ma arvan, iseenda professionaalne suhtumine. Ja kui ütleme mingi 10-9 saavad kõik üle hästi aru nagu, siis üks vend ei saa ja siis sa teed kogu aeg uuesti, siis see nagu... Meenutab midagi tõesti. On olnud? On olnud. Kui su elu oleks reality show, siis mis oleks selle nimi? Ma ei tea, Thinking with Makke, väga lihtne, nagu... Kes see ütles, Kuba või Hugo ütles, et seda uuringut tahaks teha, vaata, et kus paned see ajulained, vaatavad, mõõdavad üle, vaata, siis kui mul eriti need küsimuse hood, vaata, tulevad. Kui tugevad su need ajulained siis on? Et mul ilmselt midagi sellega, et Inside the Mind of Makke või midagi sellist. Mind of Makke Mind of Makke, jah. See võib olla päris hea, jah. See on nagu mingi National Geographic või mingi Discovery doc. Makke on mingis läbis. Ja siis kõnnib selle, siis uuritakse teda, vaata, tehakse mingi graafikuid asju, mingi pannakse jooksma, no kõik siuke inimkatsed. Ma teeks siukse keeping up with Kasemets, vaata, et noh, tõmbavad sellist pappi sellega, et siis nagu tundub, et toimib see. Aga kuidas see siis, mis selle sisu peaks olema, et sinuga jääks iga päev kaasas või mis see nagu, kui sa pead mõtlema? Ma ei tea, ma pole vaadanud kunagi seda Keeping Up with Kardashians, ma ei tea, mis see sisu see on, aga ma nime tean, aga et nagu, et sama kontseptsiooniga siis nagu. Jah, ei, ma arvan, sa oleksid suht sama populaarne, jah. Et ma konkureeriks küll ilmselt, jah. Eks see vist ongi siuke, et käiakse kaasas nendega, ma eeldan. Marita ikka teab ju. Ahha, valet. Ja Kase elust, ütleme, Kase aastast. Esimest 14 seasonit me näeks kartuleid. Siis läheb huvitavaks. Siis hakkas huvitavaks. Siis järgmised 10-5 episoodi on Nokost. Ja nii edasi. Vaata, mis siin veel on. Kui peaksid 1 nädalaks oma telefonis ainult üht äppi kasutama, siis milline see oleks? Ja kui kiiresti sa murduksid, ehk siis kui kiiresti sa hakkaksid kasutama midagi muud. Ehk siis mis see üks äpp oleks? Kas nagu helistamise see nagu kõnelogi see läheb ka arvesse?
ei tea, läheb või? Et kas me räägime nagu mingi sotsiaalmeedia? Läheb väga tehnikaliks, see on küll hea ei no küsimus. teeme siis sotsiaalmeedia, ütleme Äppi, nagu tõmmata, mitte need rakendused, mis sul telefonis olemas on. Okay. Ma arvan, et ma kasutaks ainult YouTube'i. Mis sa vaatad YouTube'ist? Mänguvideoid, erinevaid, mingite mängu, no mul on erinevad vennad, keda ma nagu vaatan, kes mängivad seda mängu, mida ma mängin arvutis. Ja mis sa mängid siis? Ma mängin Smite 2. Gamer. Ma ei teagi sellist mängu. Gamer, jah. Mis see nagu gameplay ta on Dota ja Lolli sarnane, nagu sama ülesehitusega mäng. Aga miks sa siis juba Lolli ei mängi lihtsalt? Sest Smite on lahedam. Selge. See on, okei. Mängid sõpradega koos siis või paned üksi või? Pigem panen üksi, seda väga paljud sõbrad. Kunagi mängisin ühe sõbraga koos, aga... Teda enam ei ole. on aga selles suhtes ma vahepeal mängin nii-öelda nagu välismaa vendadega koos, kes on seal läbi mängu oled saanud. Ma ei nimetaks neid nagu sõpradeks, aga... Virtuaalsõbrad. Yeah. Mängid nendega koos, jah. Ja Make, mis sul? No realistlik vastus, mis ei ole naljakas, ma ütleks WhatsApp, sest seal on trenni info ja siuke värk, aga seal on hädakõned ka, kui tuleb, aga ma arvan, et ilmselt Snapchati, et siis ma lihtsalt ei teeks mitte midagi muud ja ma teeks pulli kuskil ringi, et saadaks content'i teile ja siis... See oleks tegelikult päris hea, jah. Ma arvan nagu... Aga kaua see periood oli? Nädal. Nädalaga saab palju teha, jah. Ma mõtlen ka, et nädalaga jõuab videoid vaadata küll seal YouTube'is. Esmaspäeval kohe Henriette juurde, siis sealt vaatab edasi. Vaatab edasi, kas teisipäevaks jõuab ära sealt. Yeah. Nii. Aga sul endal? Ma arvan, Instagram 100%. Ma arvan, et Instagram, jah. Influencer, jah. Ma nagu mõtlesin TikToki peale ka, aga samas nagu ma viimase ajal proovin seda brain rotti veits vähem teha või nii, aga pigem vist Instagram, jah. Nii, võtame siis ühe veel, mis siit... Kõigepealt küsin eelküsimuse ja siis otsustan, kas seda küsimust küsida selle pärast. Kas teil ka nagu lapsepõlves oli see, et nagu ütleme, mingis hetkes kuskil vanemad midagi valetsid selle jaoks, et nad lihtsalt ei tahtnud, et sa midagi teeks või, näiteks või? Saate aru, mida ma mõtlen? Mu ema oli räme gaslighter minu arust. Kogu aeg pani mulle. Milline lapsepõlve vale, mida sulle räägiti, murdis su südame kõige rohkem? Noh, sa ei pea seda selles mõttes mõtlema, et sa olid kurb, kui teada said, aga ütleme selliseid suuremaid asju. Näiteks ma toon näite. Meil oli nii, et mul isapoolse ema, ehk siis vanaema õe, õel on maakodu Tartu lähedal Lõuna-Eestis ja siis see on üks tiik. Ja siis selle jaoks, et lapsed ei läheks tiigi juurde mängima, hirmutati meid terve lapsepõlve sellega, et seal on krokodillid. Väga õige, mina uppusin tiigis ära peaaegu ükskord lapsena. Ja siis väike Gregor ja kõik need väiksed lapsed, kes seal olid, arvasidki, et seal on krokodillid. Ja siis, kui sa lõpuks jõuad sinna ikka, et sa hakkad ise mõtlema, et see ei ole võimalik. Mingi Eestis, kuskil Lõuna-Eestis, väikses tiigis, kus vesi ei voola, on ainult mingi konnakulles, et elab krokodill või. Öeldi alati, et on kuskil põhjas ja tuleb välja ainult siis, kui sa seda vett katsud umbes. Et mul on nagu sükke asi meeles. Ma arvan, et mul on see päkapikk ikkagi. See oli niimoodi, et muidu oli kogu aeg nagu suss oli pandud elutuppa. Ja siis ma ei tea, üks hetk ma järsku mõtlesin, et ma tahan oma tuppa voodi kõrvale selle sussi tuua. Ja siis oli nagu kooli hommik. Ema tuli nagu sinna sussi sisse midagi panema, aga ma ärkasin nagu selle peale üles, kui ta seal nagu oli. Ja siis ma tabasin ema täpselt niimoodi, kus tal oli käsi oli selle sussi sees. Aga äkki ta tahtis sinu toodud päkapiku asja võtta? Või sul oli 200 litrane see rüügikott valmis, et ma püüan päkapiku kinni või? Sest oligi, siis ma küsin emalt nagu unisin peaaegu, et mis teed seal? Ema oli, et ei, ma vaatasin, kas päkapikk käis. Et nagu aga ma ei mäleta seda hetke, et nagu ma vist, kas ma jäin seda uskuma või ei jäänud, et kas ma uskusin veel peale seda päkapikkasse või mitte. Nagu. Ma arvan, et sa olid skeptiline. Võib-olla ma olin skeptiline veits, jah. Aga päkapikud on olemas? Jah. See oli lihtsalt kase ema, kes tahtis ka päkapikku toodud noosi natuke. No nii, Make. Ega ma ei ütleks, et mul mingi südamemurd. Mul oli lihtsalt emal oli alati see, et kui temal oli vaja mingit pointi proovida, siis oli alati selle peale, et kui ma midagi halvasti tegin, näed, sellepärast see juhtus või midagi. Näiteks oli see, et ma trennis täiega väsinud, ma jaksin, sellepärast pead paremini sööma või mingi siuksed asjad nagu räigelt, nagu kõik käis.
et mingi... See on tegelikult lastega manipuleerimine. Nagu reaalselt siuke tunne, vahepeal läksin nii ketta selle peale ja siis oligi mingi, et ma ei jaksa tõsta seda, sellepärast peadki talvel puid tooma, et tugevaks saada mingi siuksed asjad. Väikse lapsega manipuleerimine. See oli nagu räme närv kogu aeg ja seal midagi vastu ka öelda, aga selles mõttes ta teeb mu väikse vennaga sama praegu, nii et ma tunnen ka seda. Ühe korra toimis, vaatame, kas on veel. Ei kogu aeg saab noomitada, et sööb halvasti, aga ma olen tegelikult nõus, et tegelikult peaks paremini sööma, et nagu, eks see töötab mingil määral. Ma olen seda ka kuulnud mingi aeg, ma ei mäleta, mitte väga ammu, aga oled kuskil kaubanduskeskuses olin ja siis mingi laps seal, ütleme, jooksis ringi kuulanud vanemate sõna ja siis oli juba nii räuskas, see oli olnud nii viimase piiri peale viidud, nagu see vanemad või oli vist äkki ema keelas, aga ikka ei kuulanud ja siis viimane oli see. Ma helistan politseisse, ma valin numbrit, kui sa korralikuks ei hakka, siis on mingi... Mõtle, saad 4-aastane laps, ähvardatakse politseiga. Nagu Tommy Rutherford seal lennukis. Kuidas sa kujutad ette, et see välja näeb? Oled kuskil Ülemiste Rimis, siis politsei tuleb, viib see 4-aastase niimoodi minema. Siis karjusid poes, sa ei kuulanud ema sõna. Lapsed ärge uskuge, kui vanemad kutsuvad, tahavad teile politsei. Aga uskuge back-up ikka, seda uskuge. Back-up'id on olemas, aga Eesti politseid ei ole. Eesti politsei ei tule võtma 4-aastast last. Et neid asju nagu on, jah. Aga Kase, võib-olla paar sõna selle kohta, et kes see aasta NBA mängib. Ma tean, et kui sa siia olin rääkinud, meil küll nüüd väga palju aega lõpuni ei ole, aga sa olid rääkinud, et kui sa siia saatesse jõuad ükskord, nüüd täna jõudsid läbi hea tahte, et siis sa oled ainuke vend, kes meil satsist, kes oskab NBA-ast rääkida, nii et kui sa seda informatsiooni enda sisse kogunud oled kogu see aeg, et sa võid nüüd selle siis välja lasta, et mis sa arvad praegusest hooajast või kes võidab, räägi natuke. Ole nagu... Fuck Shea. Ei, nagu selles probleem ongi, et OKC on ikkagi üpris võimas, aga nad ei meeldi mulle väga, ma nagu väga loodan, et OKC ei saa back-to-backi, aga kahjuks see vist võib olla üsna tõenäoline. Aga saad ka selles paadis, et kohtunikud annavad Shea'le punkte või selles mõttes, et on sellepärast, ütleme, nii hea, et ta saab ülikergeid koole või? Nii palju, kui ma seal internetis neid videoid ja kõike nagu vaatan, siis nagu võib-olla siin interneti pannakse ka ainult neid nagu imelikke koole, nagu, mis tegelikult ei ole viga, et sai need kätte, aga see on, ütleme nii, et Shea mängutüüp on täpselt selline ka, et isegi selliste vendade vastu mänginud, et kui sa talle peale puhud, siis tal käib pea kuklasse ja siis on nagu, käib see au juurde. Ja siis kohtunikud nagu vaatavad, et vist sai liiga ja vilistavad nagu, et tal on pigem siuke nagu mängustiil. Seal vist NBA-s üleüldse on see, et tegelikult ikkagi on see, et kui sa oled staar, siis sa saad neid koole rohkem. See vist ikkagi igal pool nii ka, aga seal on veel rohkem. See vile on ju Martin Torbekul kaitses, Papsiga ka rääkisin üks päev, et eks see staarid on nagu teenid selle vile välja endale, et Martin on näiteks lubatud palju kiskuda särgist ja pükstest kaitses, et see on... see on täpselt, et kui sa kogu aeg nii mängid nagu Märt ka vaata, siis sellega harjutatakse ära. Ja kui sa oled kord, sul ei anta viga nagu. Aga kui ma ei tea, Kase läheb, paab käed külge, kohe viga. Näiteks on ju. Kuigi ma ei tea, Martin tegi esimese trenni kaasa juba, nii et nüüd läks see 2 nädalat. 11 päeva on aega veel, ta jättis 1 trennipäeva vahel, nii et oma viga selles mõttes, aga 11 päeva, homme 10 juba. 11 päeva pärast siis Kase ei pidanud trennis palliga üle poole välja saama. Selleks ajaks võite kaamerat kohale ajada ja värki, ma tahaks ise ka näha. Ma panen Snapchati filmi. Näiteks, aga kes võidab siis? NBA või selles mõttes nagu nüüd Jokic on ka mingit aega väljas nagu on. Tal oli vist see, et praegu on 4 nädalat ja siis vaadatakse uuesti, mis olukord on. Kas ta saab üldse selles MVP runnis olla siis sees? Ta läheb üli napikaks, et suhted siis, kui ta tagasi peale see 4 nädalat tuleb ja mängib, siis on see, et ta peab vist kõik mängud mängima, et ta ei saa nagu ühtegi vahele ette kuidagi selline vist on see olukord. Kes seal praegu sees on üldse peale Shea ja Jokic'i? Ütleme nii, et tegelikult Shea on sellepärast suht nagu ülikõva liider, sest kõik, kes seal on, Wembanyama, Jokic, Doncic, need on kõik Jannis, nad on kõik vigastusega siin mänge vahele jätud, neil läheb kõigil siuke üsna piiri peale, et siis nagu hooaja lõpus võibki olla see, et nad keegi ei saa seda 65 mängu täis ja siis Shea lihtsalt selle pealt nagu võtabki teise MVP. See oleks sulle vist valus löök? Ei, nagu seal OKC-s on nagu toredaid poisse ka, nagu Caruso on Norm ja Hartenstein on nagu üsna okei nagu mees,
aga nagu mulle lihtsalt sats ja Lou Dort on ka siuke suht meeldib ebamugav mees nagu, et väikest viisi siuke nagu Draymond Green nagu nooremal kujul nagu. Ja aga et mina isiklikult, ma olen Milwaukee Bucksi fänn, aga ma olin juba ennem Giannise tulekut. Sa ei ole see bandwagon? Et ma ei ole selles suhtes Giannise bandwagon, et ma olen nagu mul väga meeldis Monta Ellis ja see Larry Sandersi aeg. Vana oli mees, Sellest ajast ma nagu vaatasin jäi nagu Bucks jäi nagu selleks lemmiktiimiks ja siis lihtsalt peale Giannise tulekut nad nagu tõusid ja värki. Aga teeme siis siin praegu siukse diili, et ütle, kes NBA võidab see hooaeg ja kui võidab, siis ma toon sulle kasti nokot. Kasti nokot, kes võidab? Mulle uksi ei meeldi, nii et ma uksid ei pane. Selge. Eastist ma ei näe väga kedagi tulemas. Boston ei võida? No Tatumit ei ole ju. Ei tule ka või? No, midagi võib-olla räägitakse, et hooaja lõpus tuleb, aga no peale Hilka vigastust ma ei tea nagu. Et ma pigem ei usu. Boston mulle ei meeldi ka seda, ma ei taha ka nagu. et selles suhtes, et ma ei taha, et Boston võidaks, aga okei, see oleks nagu alati kõige lahedam nagu, et kui Lakers võidaks, et Doncic saaks ja LeBron saaks enda 5. ja selline. Aga ma realistlikult näen, et ikkagi Westist võiks, ma arvan, et Spursil on vara, et veits vara, aga siis ma näengi, et kui Jokic tagasi tuleb, et näen, et nagu Nuggets on see, kes võib nagu... Et paned siis Nuggetsi lukku või? Kast nokot on mängus? Ma räägin, tal on nii haige surve. Ja tal on praegu nii haige surve. No ma mõtlen, et nagu, kas see on see, et OKC-l on nii suur võimalus. Aga tegelikult ma arvan, et Jokic tuleb ja teeb. Murray teeb mingi hea play-offi seeria ja Nuggets võtab ära. Ma panen Nuggetsi. No kas sa paned Nuggetsi lukku? Ja vastus ma annan sulle selle peale paar nokot veel, et sul ikkagi suveni vastu peaksid. See on 2 päeva arvutada. Et loodetavasti siis su Nuggets võidab ja sa saad veel seda fantastilist vedelikku tarbida. Aga me liigume edasi siis selle juurde, et me paneme ikkagi oma külalised veel ka vabaviskeid viskama ja meil peaks siin olema ju 2 Keilast pärit shooterit. Aga tabelit vaadates esimene on Kuuba. Teine on Madis Soodla, nii et häbi oleks, kui tagamängijad alla jääks nendele, aga vaatame kohe. Ütleme nii, et Hugol ei tohi alla jääda. Vaatame. No nii, paneme vurri käima kase siis. Vaatame 10-st. 0 on kõige sitem tulemus, 3 on kõige parem 10-st. Nii et hakkame minema, esimene mööda. Panen ikkagi laksud sisse. Oba, 50%. Nii hoida ja siis sa võid siin võita selle. 3-st 1. Kule, 4-st 2. Nii head protsenti meil ei ole siin veel olnud. Peep on ikka midagi õpetanud. Minikordi viskamist. Nii, 5-st 2. Peebu Keila trennid. 6-st 2. Juba hakkab allapoole kukkuma kolina. 7-2. No, me jääme Soodlaga samale pulgale. 8-2. Ega ei ole lihtne. 9-2. Kubale sama pulgale ikka sama. Sa ütled ju Kubal kogu aeg, kuidas sa viskad vabakaid mööda. Ma näed, ta viskab sust rohkem. Kuba on ikka veel liider. Kuule, see pull küll ei saa jätta. Ma ei ütle, et mina üle teen, aga see, et Kuba siukse asja ära võidaks, oleks küll ebareaalne. Davai, Marke. Vabakad on Jordanit. Davai. Ülipaljud tuleb välja, sa pead üli täpselt viskama riigid. Kuba loitsus selle ära, pani 3 sisse, et pani loitsu peale. Need karnevali mängud. Mis nüüd on 3-0 või? See ei meeldi. 3-0 jah. Kuule ühe võiks ikkagi Kuule, ma just seal päriselt halvema. Miinus või? Ma juba põen. 4 peal, kuule. 5-0. Ei, nüüd on juba närv sees. Meil on tehnilist time-out. Tele. Keskenduna. Jalgjoone. Ei ole. Ma arvan, et on üli taga. Mis nüüd on 7-0? 7-0 jah. Karm. Ikkagi tagamängija võiks ühe sisse saada ju vähemalt. Natuke piinlik. Ma ei saa midagi teha. Viska sisse, mis sa saa midagi teha. No nii. Viimane katse. Kuule, siis sa küll kodus süüa ei saa, kui sa selle mööda viskad.
ei lähe see ka, ei lähe see ka. Väga hea lõpp. Okei, ma vist pean tegelikult viskama. Ei, see võib jääda. Panid nagu nii mööda ju, vahet ei ole. Ja selle ka mööda. Väga hea, noh. Aga Kase oli 10-2, jah. Ehk siis auväärne teine koht jagad Madis Soodlaga. Suurepärane viskikahur. Ja Eerik. 9-2, väga tubli. Nii, Make. 10-0. Karm, aga tõsi. Siis vaatame, kuidas järgmiste külaliste läheb.